On reede õhtu ja Traffic valmistub ühes Tartu spordibaaris lavale minema. Bändi liikmed on äsja teada saanud, et Silver astub üles Eesti ühes vaadatuimas teleshows, su nõu kõlab tuttavalt. Võitja, aga võitja ikkagi on Silver Laas. Selle hooaja. Bravo! See on väga tore uudis. Ma arvan, et me kõik kogu oma bändiga oleme pigem õnnelikud, et ta saatesse läheb. No tahaks näha, kus ikkagi mingit naist kehastab, et ma arvan, need on põnevamad hetked. Silver tunnistab, et olugiet ootab juba väga hooaja algust, siis vahel harva tekitavad mõtted saates osalemisest ka omajagu ärevust. Ma ei tean mõnda aega seda ise ja siis ikkagi mõni õhtu hakkad mõtlema, pagana selle peale ka, äkki ma selle teen nõmmeda või tuled mingid lõllakad, sa pead ise maha suruma need mõtted. Sest rääkisin üks Maikeniga kaasa, et aga hinded pannakse ka, issad, sul oleks hindeid ja ma ei täiesti ära unustanud selle üldse. Sel sügisel oma 40. sünnipäeva tähistav Silver Laas on ennekõike tuntud kui popbändi Traffic solist. Muusikalise koosseisu pea 20 tegutsemisaasta jooksul on Eesti rahvale pakutud palju unustamatuid hitte. Eliise hääl kõlab ainult mu mõtetes. Nii iga päev aina loodan, et tuttates. Ainult üks kord veel tahan tunda nagu siis varem. Üks kord veel hoida sind ja sellest piisaks ka, sest Silver on üles astunud ka erinevates muusikalides. Neist viimane on Vanemuise muusikal Kinky Boots. Tore, et on selline tükk, mis läheb inimestele korda, sest me oleme juba ka selle hooaja suutnud välja müüa, eelmine hooaeg oli võimatu pileteid saada ja iga etenduse lõpus on ikka nagu saali, nagu see ei ole selline nagu teatri aplaus, vaid on püsti ja selline nagu suure kontserti, rock-kontserti aplaus. Aga mis sinu jaoks selle lavastuse ikkagi see põhisõnum on või? Las inimesed igaüks teeb oma asja. See ei ole sinu asi, kuidas keegi oma asju ajab. Et ära toppi oma näppi igal poole vahele. Las ela ja las elada. No kuivõrd sa ise elus sellise moto järgi elad, et... Iga aasta üritan järjest rohkem. Isegi kui tahaks, tead, ei ole minu asi öelda, las nad teevad ise. Ei ole vaja. Kuigi muusik naudib laval olemist, siis kõige olulisem on tema jaoks alati olnud perekond. Tal on 2 last, 18-aastane tütar Lola-Mari ja 5-aastane poeg Friidik. Oma abikaasa Anniga tähistasid need sel suvel 20. koos oldud aastat. Tegelikult see koos kasvamine, me kindlasti ka oleme praegu mõlemad hoopis teised inimesed, kui olime 2 aastat tagasi, kui me kokku saime. Aga et me oleme koos kasvanud ja koos nagu muutunud ja koos siis nagu läinud, kõike koos teinud ja kõike koos jaganud ja kui sa nagu oma parima sõbraga kogu aeg koos nii-öelda, siis ega mis seal ikka juhtuda saab, et seal läheb ainult kõik ainult tugevamaks ja paremaks. Just meditsiinivaldkonnas töötaval abikaasal on oma roll selles, et mees koroona ajal haiglasse appi sai minna, et anda oma panus võitluses pandeemiaga. Ja olime need heas mõttes nagu jooksupoisid, kes siis, kui oli vaja midagi tuua, kus majad on ja metsikud suured, me olime ITK-s ja seal on metsikud labürindid ja trepid ja liftid ja kõik, et nagu need vahemaad on laborist nii kaugel, et mitte nagu siis nagu raisata nagu tähtsate õdede, kellel on palju tähtsat asja teha selle kõndimise peale, siis saime ise oma 40 000 sammu iga kätte sealt. Ja viisimegi, kuna sul olid need nakkusohud ja asjad kambüüsid, siis me saime vahepealt, me oleme nagu puhtusalas, et me saime võtta igast analüüse, vereanalüüsid, kõik muud värgid, inimeste isikud, asjad, neid viia siis laborisse tagasi tuua ja sellised nagu jooksud asju, mis oli vaja nagu teha, nagu ongi jooksupoiss, kõige on see sõna. Tulles aga nüüd ringiga tagasi kohaliku meelelahutusmaailma ühe armastatuima telesaate juurde, siis tunnistab Silver, et läinud hooajal elas ta kaasa oma sõbrale, Reigo Tammele, kelle esitustest on tal senini eredalt meeles käärija. Pidan käsi kinni ja pistan nii. En mieti hopista, kui tartun pistan nii. Lolla sekasin ja vaba hoolistan nii. Ta on nagu üks ühele ikka, ta on nagu ja pluss väikse nagu ikka parodeerimise irooniaga, millega Reigo väga hästi oskab, nii et tema poolt see oli väga nagu hästi tabatud ära see. Suurim hirm seoses saates osalemisega on Silveril aga see, et äkki kästakse tal habe maha ajada.
ma olen nüüd umbes 20 aastat juba olnud avalikult nii-öelda kogu aeg sellega ja põhjusega ma ajan seda ära, et see on niisama, et ma ei taha ära ajada, see on mingi asi ja see kuidagi ilma ei näe väga hea välja. Nii et ma väga loodan, et kõik mu need tegelased tulevad habemega, aga kahtlane. Aga ma ei kujuta ette, kui need meil samal ajal mingid huvitavad kontserdid on tulemas ja ma näen Silverit ilma habemeta. Ma olen seda ühe korra, kunagi ammu olen seda näinud. Ja rohkem ma tegelikult seda ei sooviks näha. Et oli võõras mees, Ma tunnen hästi võib-olla mugavamalt, et mul on selline väike lõuks, ta just ei katab ära. Ühesõnaga, see on minu asi, my thing. Ja sellest loobuda on väga raske. See on nagu sama, kui naisterahvale ta nüüd juukse maha mingi saate jaoks. Eks me seda juba peagi näeme, kas Lodotron halastab Silverile jääda habemele või mitte. Sessu nägu kõlab tuttavalt algab juba 5. oktoobril.